Rio Open 2020 võistlus Lätis siis Eesti tiim Paremkäsi, kuidas siis paremal käel läks. Siin on Mattias Härma-Laagrit, kes siis algajate kategoorias 85+ kilogrammi grupis siis läheb siis samamoodi võistlus tulla. Paremkäsi on võib-olla tal isegi parem kui vasak. Ilus top-roll, kiire top-roll, oma juba teada-tuntud vastase vastu, võit tuli ära. Üks võit kirjas, nii tema vend siis Martin Laager paremal pool. Ka tema on top-roller ja ilusti top-rolliga võitis ka oma esimese võidu ära, nii et algus on jällegi väga-väga hea. Nii, Mattias siis nüüd juba jällegi tuntud vastase vastu, keda ta vasak käega võitis, kas parem käega tuleb sama resultaat, nii, ja straps tuli peale panna. Ja vaatame, kuidagi libises tegelikult siit alt lahti vastase käsi, et tegelikult üldse kindel kaotus vastasele, aga kohtunikud pole täiuslikult, aga see ei muuda resultaati, Mattias võitis siit juba järgmise võidu. Väga super. Nii, ja nüüd satuse kombel läksid siis vennad kokku, Martin ja Mattias. See on muidugi põnev, kumb siit selle võidu nüüd võtab. Mul on väga-väga võrdsed trennis olnud, et iga pisi asi siin nii strapsi peal läksid. Okei, mõlemad top-rollerid, see väga uudis võib-olla ei ole. Nii, kumb siis peale jääb? Kumb siis vendades peale jääb? See on väga-väga põnev. Mõlemad top-rolli läksid, käed on kinni, lahti libiseda ei saa. Martin läheb nagu Kings Movie peale, kuid jah, Mattias seekord noorem vend siis tegi tuule alla vanemale, kuigi Martin ütles, et tal oli tegelikult pronatsiooni lihased natuke trennist valusad ja ei saanud seda pronatsiooni väga palju kasutada. Nii, ja vastase vastu, keda Mattias siis võitis, läheb Martin nüüd võistlus tulla ja ilusti top-rolli ja straps peaks soosima Martinit, vaatame kohe. Jällegi väga võrdselt. Võib-olla läheb liiga kiirelt Kings Movie, kuid piis tõmmati lahti, et jah, siit sai vastasena võidu. Nii, ja Mattias on veel võistlus tules, väga tugev vastase vastu. Vaatame, kas siis tuleb midagi ja Mattias pidi kahjuks alla vanduma ja läks kaotuste vooru. Nii, ja 5. koha matš siis Martinil. Kas Martin saab 5. koha endale? Tundub, et tuleb ära. 5. koht siis Martini esimene võistlus Rio Openil. Väga super, et ma arvan, et sellega peaks rahule jääma küll. Nii, ja siit võttis enda finaali koha Mattias Härma-Laager. Finaalist on väga super tulemus ja finaalis sama mehega kokku läheb, kellega ennemgi. Vaatame nüüd finaali tulemust. Kas tuleb esimene võit Eestile siis Rio Openil algate kategooria 85+ kilogramm grupis. Proos on muidugi Erik Loorens varem võitnud isegi Rio Openi. Strapsi peale siis Mattias Härma-Laager läks, äkki strapsid aitavad. Ja nüüd ootab, tegi silma all vastane, ta tunnetab seda võimu. Kuid ütleme nii, et kunagi ei tasu alla anda, küünalki viga. Nii, nüüd Mattias võiks midagi uut proovida, midagi muud, mida ta parem pole proovinud, sest pole kaotada mitte midagi. Ja vaatab nüüd, kas saab stardikäki. Ja läkski uut mood, lihtsalt saidi pressima, väga tubli Mattiase poolt, selline instinktid on väga head, et läks midagi uut proovi, polnud midagi kaotada. Kuid jah, tundub, et vastane on lihtsalt nii üle ja teise küünalki veaga, siis ei lasknud tal pinnida, vastasele ennast pinnida vähemalt, ning teine koht. Ja amatööri kategooriast on samamoodi, kui käsi on ikka suht läbi arvatavasti ja esimene võitluspaaris ta jäi kaotajaks, nüüd teine mees, kes tal vastas on strapsid. Ja ütleme nii, et Mattias oli väga tubli, et see amatööri kategooria käis üle jõu natukene, aga teine koht, super tulemus. Nii, Marilyn läheb siin parema käega võistlus tulla. Nii, ja siit võib-olla sai selle randme nüüd vastane kätte ja sai selle võidu ka kätte, kuid nad peavad uuesti suruma, et teada seda kumb teine, kumb kolmas koht. Ja nüüd natuke Marilyn muutis siin oma taktikat, jättis võib-olla sõrmed taha poole, et läks rohkem nagu randme nukiga ja strapsid ta sai, kuid strapsides oli vastane tugevam. Võib-olla siin strapsid olid natuke halvasti ka. Ja kolmas koht ikkagi. Nii, ja Erik siin 78 kilogrammi pro kategoorias straps ja vastane ei teadnud, et straps ei tasu Eriku vist minna, sest Erik on väga kavalalt strapsis ja püüdis kinni. Kuid vastane saab küünalki vea. Okei, Erik tahab, et strapsid tugevalt kinni tõmmataks. Mida tugevalt, seda tugevam on ranne.
nii, bicepsit on juba Eerikul näha, punnis, nii ootab oma starti ja ta tunneb, et siit vist ei tule midagi ja no natukene uhkustab ka, ta peab ettevaatlik olema, sest ega vastast ei tasu alla hinnata. Hoiab ilusti ja lõpetab selle piina siis vastase jaoks ja siit üks võit tuli ära. Kuid noh, ütleme nii, et see 78 kilogrammi grupp on ikka päris suur grupp, et siin väga midagi teha pole. No näete, kes vastas on maailmameister Janis Amo Lins. Nii, Eerik läheb proovima midagi, vale start, Janisport 1 vale start. Nii, lootus on teine vale start. Lootus on üks viga on Janisel kirjas. Nüüd lasi midagi teha ka Eerikul, aga noh, see on ikka liiga suur koogitükk, mida ammustada Eerikul, ja ütleme nii, et ka see mees, kes praegu Eerikul vastas on kõvasti 15 kilogrammi raskem kui Eerik, nii et arvatavasti siit ei tule midagi head, kuid Eerik kunagi olla ei anna, üritab siin, mis teha annab, noh, esimese rünnaku hoidis tagasi, aga teist rünnakut enam ei suutnud ja ikkagi 5. koht. Aga üllatas Mattias Härma-Laager oma teise kohaga. Ja kui teile meeldis see video, siis visake like ja subscribe ja järgmistes videodes juba näeme. Olge tublid!